Mina olen Sandra ja mina tulin täna siia koos enda lastega Viinamärdi tallu. Ja nagu te teate, siis mulle meeldib teha väga süüa ja mina pean väga lugu eestimaisest heast toorainest. Kuidas siin kõik sünnib ja kuidas üldse sündis selline tore talu? No see oli umbes 5 aastat tagasi, kui me tõime Lõuna-Prantsusmaalt lambad ja alustasime piimalammaste pidamist aastal 2019. 1. jaanuaril lüpsime esimest korda oma lambaid ja hakkasime tegema lambajuustu. Ja nüüd 5 aastat hiljem on siis meil tooteportfelli lisaks lambajuustu lambajogurt, meil teeme lambapiimast jäätist ja lisaks lambapiimast toodetele siis teeme tooteid lehmapiimast, mozzarellat, stracciatellat. Kui ma nüüd ei eksi, siis ma seda Viinamärdi stracciatellat, kus ma hääldasin õieti, olen söönud restoranis. Kas see vastab tõele? Ja see vastab tõele, et meie toodangust päris suur hulk läheb ka restoranitele. Aga miks lambad või kust täpselt see idee, et lambad? Lammaste idee tuli tegelikult Deniselt. Minu abikaasa Denis on Itaaliast pärit ja Itaalias on piimalambad täiesti tavaline nähtus. Ja kuna sellel hetkel, kui meil see idee tuli, siis Eestis piimalambaid veel ei olnud ja nii see mõte siis teoks saigi. Praeguseks olemegi me jälle ainuke piimalambatalu Eestis, nii et teisi piimalambaste pidajaid praegu tegelikult peale meid ei olegi. Kui palju teil oli lambaid alguses ja kui palju on praegu? Alguses me tõime Prantsusmaalt 84 looma ja praeguseks on meil siin lambaid üle 150, ütleme nii, et see number aegalt kõigub meil, sest et teatud aja tagant lambad jälle poegivad ja siis see number jälle suureneb natukene. Nad ikka aegalt käivad ikka laudas ja aitavad kaupa müüa mõnikord, kui meil siin kodus teeme sellist pop-up talupoodi ja lahtadel on mõnikord kaasas käinud, et nad ikka saavad siin kätt proovida. Aga teie tooted on kus kohas veel peale pop-up poe ja siin samas, kus neid veel saab? Suurem osa meie toodangut tegelikult lähebki Tallinnasse, et meil on just vist suuremates poodides on suuremates ja Rimi talu toidab lettidel, suuremates Rimides, Stockmannis, Kaubamajas, Nopipoes, Biomarketis, Baltijaamas ja Kaubamajas, neid kohti on päris, seda infot teeb meil kodulehelt ka, aga jah, suur osa läheb Tallinnasse ja nii poodidesse kui restoranidesse. Kas teid on võimalik kuidagi külastada ka? Meid on võimalik külastada, sest et me oleme ka agroturismi talu ja meil kevadeti käib meil päris palju lasteaia ja kooligruppe ja aastaringselt käib meil tegelikult ka grupituriste bussidega, et meil on kliente nii Tallinnast kui Narvast ja ka mujalt, et kuna agroturism on meie järjest sellist populaarsust võitev siis selline lisavõimalus siis põllumajandusettevõtetel oma tegevust tutvustada, siis meie ka sellele palju panustame ja külalisi ka omale ja nagu näha, siis tüdrukutel on lõbu laialt siin. Minul endal ka nii vahva.
ülevalt tõmba, ülevalt tõmba ja nüüd vajuta. No. Ja need pannakse sinna udara külge, võetad siis seina küljest lahti isadest ja siis pannakse sinna udara külge, nii nagu teie sealt nende isade külge, mida teie siin lüpsite praegu. Ja siis siin sees on see valge toru ja see hakkab samamoodi vajutama seda lisa, nagu te sõrmedega tegite. Ja siis see piim siit voolab siia toru sisse ja voolab siit siia, siis läheb siit mööda toru ülesse, sinna ja siis läheb sinna ette ruumi jahutamisesse. See on meil juustuvann. Juustuvann? Jah, siin ei ole praegu sees midagi, see on tühi. Siia mahub 500 liitrit piima sisse. 500. See on nii suur. See on pool tonni. Ja kõigepealt me pastoriseerime piima ära, seal nurgas on pastorisaator, see masin, kus on hästi palju torusid. See kuumutab piima ära ja siis me paneme sooja piima siia selle nõu sisse. Ja siis me paneme siia juuretise sisse ja paneme laabi sisse ja siis ootame natukene aega ja siis tekib juustutera. Ja see kalgendis me lõikame selle juustuteraks niipidi. Ja siis, kui see tera on valmis, siis me paneme juustud vormide sisse. Selles ruumis on meil siis nüüd, see on soolamisruum ja siin on siis juustud soolvee vanni. Siin on külm, lähme siia ruttu korraks sisse. On külm. Me tegime siin täna trühvlijuustu ja homme läheb trühvlijuust siia vanni. Kiht on peal, aga tegelikult siin on hästi soolane vesi on siin. Siin on 10% soola. On ju? Ma ei ole palju. Siin ruumis nii külm ei ole, nagu teises ruumis natukene on. So when you cut, you should have always some part in the middle. Oh, so every piece has like everything. Yes. If I have cheese like this and I cut this part and this part, it's not good. There is always from the middle. So you get all the flavors of the cheese. Okay. Okay. And example when we make degustation, I should keep only this center part. I taste it's good. It's still good. Nii, meie vahva külastus hakkabki nüüd läbi saama. Ma saan aru, et tegelikult ei tahaks üldse koju minna, on ju? Jah. Aga mis teile täna kõige rohkem meeldis? Lambad. Lambad? Minule meeldis see väike lambad. See väike tallekene. Mis teil meelde jäi täna? Kuidas piima tehakse? Jaa, lüpstakse. Jaa. Oli vahva? Jaa. Ja kuidas just maitses? Hästi. Ja jogurt, mis me proovisime? Hästi. On ju. Mis veel vahvat? Tahad ka? Ups! Ups! Oi! Läheb. No võta. No tule, istu.
oi, oi. jookseb minema. Meil võiks ka sihuke kodus olla, jah? Kes kogu aeg ei möllaks. Aga ei möllaks, jah? Jaa. Nii nunnu. Aga teeme siis tšau-tšau. Tšau-tšau. Tšau.